Tere teile! Naljakas küll. Räägid mikrofoni, aga ikka kuuled ainult oma häält, mitte kõlaritest. Mina olen Aigar ja mul on tegelikult natukene ärev siin teie ees olla, sest me ei ole teiega kordagi varem kohtunud. Ja ma ei tea, kuidas teie mind hindate. Aga igaks juhuks, kuna juttu on täna käsitööst, siis ma võtsin mõned nagu praktilised asjad kaasa. Nii, ma panen need siia laua peale ja siis oma jutu käigus ma aeg-ajalt toon need siis esile ja saame koos mõelda, kuidas need tänase minu ettekandega seotud on. Miks mina siin teie ees täna olen? Olen sellepärast, et ma juhin Eesti metroloogia keskasutust ehk asutusega, mis tegeleb mõõtmistega igapäevaselt ja mõõtmine on tegelikult käsitöö. Et need samad oskused, mida võib-olla käsitöö ja tööõpetuse tunnis või ka tehnoloogia tunnis meile õpetatakse, kuidas need siis tulevad sellises valdkonnas kasuks. Ja sellest ma tahaksin täna teile rääkida, et mõõtmine, see on käsitöö ja millest see mõõtmine tegelikult sõltub. Nii. Las nad kolisevad. Need on selles mõttes on muuseumist, meie muuseumist sealt. Nagu ütlesin, tulen Metroserdist. Metrosert on Eesti metroloogia keskasutus ja seda ei tasu segi ajada meteoroloogiaga, ehk siis ilmast me ei tea mitte midagini, aga metroloogia ehk teadus mõõtmisest oskus mõõta ja teha seda täpselt ja korduvalt. Ja miks see mõõtmine nii oluline on? Mõõtmine on oluline sellepärast, et see aitab meil maailmast aru saada. Ütlen küsimus, et kuidas? Me alati, kui me räägime, siis me võrdleme asju. Me võrdleme erinevaid asju omavahel ja asjade võrdlemine ongi tegelikult mõõtmine. Nii et kui me mõõtmisest räägime, siis me peaks lähtuma sellest põhimõttest, et tulemused, mida me saame, ükskõik missugused need on, peaksid olema võrreldavad. Ja mis sellest veel olulisem on see, et need peavad olema mõistetavad. Et siin ma näen, et osad teist koovad, et kui te ütlete, et pane 5 silma, siis kõik, kes kogudumisega on tegelenud, mõistavad, mida see 5 silma tähendab. Aga täiesti mõnes teises kontekstis 5 silma, siin enne oli meditsiinist juttu, tähendab nende jaoks hoopiski midagi muud. Nii et ükskõik, kui me räägime mingisugustest tulemustest, siis need tulemused peavad olema võrreldavad ja need peavad olema mõistetavad. Ja kui teie võib-olla mõõtmiste peale mõtlete, siis esimene pilt, mis võib ette tulla, on selline kusagil laboris, midagi spetsiaalsete vahenditega. See võib-olla on üks selline kõige vähem hirmutavaid asju. Aga see, mida see mees siin teeb, võib-olla see on oluliselt hirmutavam. Või mida see naine siin teeb, selle sama nihikuga, mis mul käes oli, tundub ka üsna hirmutav ja et kuidas see päriseluga küll seotud võib olla. Päriseluga mõõtmine, kus ta teid mõjutada võiks? Millest tänapäeval väga palju räägitakse? See võiks teile vihje kätte anda, jah? Räägitakse elektri hinnast. Seal on selge mõõtmine. Kui te poodi lähete, panete midagi kaalu peale, siis te tegelikult kogu aeg tegelete mõõtmisega. Seal on vaja mõõta seda, mida te kaalu peale panete. Ja kas te olete kunagi mõelnud, et kui te panete kaalu peale midagi, siis see, kuidas te selle asja sinna peale asetasite, sellest tegelikult sõltub see tulemus, mille eest te siis lõpuks maksma peate. Olete sellele? Kes on mõelnud sellele, et sellest see tulemus sõltub? Aga kes ei ole mõelnud? Väga paljud. Nii. Jah, tõepoolest. Me tihti ei mõtle mõõtmise peale, me usaldame seda numbrit, seda arvu, mille see masin meile annab ja me ei küsi, millest see sõltub. Aga tegelikult me peaksime endale teadvustama, et see mõõtmiste tulemus sõltub sellest mõõteseadmest. Olgu siis selleks selline nihik. Ka see on mõõteseade. Annab teile mingisuguse tulemuse, sõltub sellest joonlauast. Ja üllatus, ka see 5-kilone kaaluviht on mõõteseade. Nii.
Ehk siis see tulemus, mida te teete, sõltub sellest mõõteseadmest, aga väga palju sõltub sellest, kes see mõõtja on. Kuidas tema oma kätega seda mõõdetavat objekti ja seda mõõteseadet käsitleb. Ja täna seal Metroserdis meil on etaloni hoidjad, näiteks riigi etaloni hoidjad, kes siis, kelle töö näeb välja üsnagi sarnane sellele, mida see naisterahvas siin teeb. Ja ma olen nagu tahtnud õppida, et kuidas see töö käib, kuidas mõõta sama hästi, kui nemad mõõdavad. Kutsuvad mind siis sinna laborisse, saan tähtsa näoga sisse minna, mina ikkagi kui ettevõtte juht saan sisse minna sinna ja nii, nüüd ma siis asun tegutsema. Lisaks sellele mul on veel haridus ka ju. Füüsikat olen enamus oma elus õppinud. Istun sinna laua taha, hakkan tegema, kõigepealt hakkavad käed värisema, siis ei püsi need asjad käes, saan täiesti tulemuse, mida ma ei tohiks saada ja siis etaloni hoidja, see inimene, kes igapäevaselt nende asjadega tegeleb, ütleb, et no jaa, aga sa ei tunneta seda mõõteriista. Sa ei tunneta seda objekti, mida sa mõõdad ja siis ongi mul see tunne, et ma ei ole meister. Ma ei ole selles tegevuses meister, kuigi teoreetilisi teadmisi mul on, aga ma ei ole meister, sest ma ei ole harjutanud nende asjade käes hoidmist, ma ei ole neid tunnetanud, kuidas nendega igapäevaselt tegutseda. Ja sellepärast tulebki mõõtmisel olla alati väga ettevaatlik ja teadvustada endale, mida sa mõõdad, millega sa mõõdad ja alati endale meelde tuletada seda, et sina oled see, kes seda tulemust kõige rohkem mõjutab. Sest mida me tihti teeme? Me teame, mis peaks olema see õige tulemus. Ja mõnikord, alateadlikult, me manipuleerime selle mõõdetava objektiga seal niimoodi, et me saaksime enam-vähem selle õige tulemuse. Ja me teeme seda tihti täiesti alateadlikult. Ja sellepärast ongi siis üle kogu maailma ja ka Metroserdis me oleme võtnud kasutusele mitmeid erinevaid mooduseid, kuidas siis vähendada seda mõõtja subjektiivsust. See jääb alati sisse, aga kuidas seda saada võimalikult väikseks? Mis siin on head nipid? On see, et me võrdleme ennast üksteisega. Mõõdan mina midagi, võtan selle sama joonlaua, pean meetri välja mõõtma, mõõdan mina, mõõdab minu kolleeg ja mõõdab kolleeg kusagilt teisest riigist ja võrdleme siis neid tulemusi, vaatame, mis me saame. Siis teeme veel mõõtmisi ka mitu korda. Sest see tulemus, mille sa esimene kord saad, ei ole kunagi see tulemus, mis võib see kõige parem tulemus olla. Me tihti mõõdame ühe korra siis, kui me saime selle tulemuse, mis tundus meie jaoks see õige tulemus olevat. Aga kui me saime vale tulemuse, mis meid piisavalt ei rahulda, siis me teeme seda uuesti. Näiteks raha mõõtmisega, raha lugemisega. Ma tihti võtan oma rahakoti ette, loen ühe korra, loen teist korda, loen kolmandat korda, ikka tulemus ei rahulda, ikka on kuidagi jube vähe. Aga tegelikult me peaksime, sõltumata sellest, mis see tulemus tuli, me peaksime ühe uuesti ja uuesti mõõtma. Niimoodi, et me saame olla täiesti südamerahuga öelda, et jah, see tulemus, mille me saime, on piisavalt hea. Nüüd on küsimus, mis asi on piisavalt hea mõõtmiste puhul? Kas 3 sentimeetrit on piisavalt hea tulemus? Väga õige, oleneb mille kohta. 5 kilo mõõte täpsus. Kas on piisavalt? Väga õige, räputad pead, ei ole hea. Kui me ikkagi mõõdame seal samas meditsiinis tablettide raskust, siis 5 kiloga ei ole mõtet mõõta. Et olenevalt sellest kontekstist, kus sa tegutsed, on see mõõte täpsus oluline. Ja siis, kui koos isaga sai kunagi maja ehitatud, ma pigem seal segasin rohkem, aga ja siis oli mingit lauajuppi oli vaja lõigata. Ma siis seal mõõtsin niimoodi, saaks millimeetriga paika. Ja siis mul isa küsis, mille jaoks seda lauda kasutad siin? Kuhu see laud läheb, mille see paika lõpp? Ei, ma sellega tahan fikseerida siit, siis ma ei kasutanud sõna fikseerida, aga paika saada siit ühe teise asja. Siis ta küsis, kas on vahet, kas see on sentimeeter siia sinnapool? Ma ütlesin, ei ole vahet. Miks sa siis näed selle täpse mõõtmisega vaeva? Aga mõnes teises kohas, kus sul on see täpsus oluline, pead sa vaeva nägema. Ehk taaskord, tulemused peavad olema võrreldavad ja mõistetavad, ehk sa pead mõistma, kus sa seda tulemust kasutad, mille jaoks see oluline on. Aga minnes siit nüüd edasi, võrreldavad ja mõistetavad.
nagu ma ütlesin. Ja see ühik, mida me kasutame, ei pea olema selline ühik, millega me oleme igapäevaselt harjunud. Me oleme igapäevaselt harjunud meetrite, kilogrammidega, sentimeetritega. Aga mis on vahet kilol ja kilogrammil? Hea küsimus. Ei ole kunagi mõelnud. Aga mis on vahet meetril ja kilomeetril? Ehk see K-täht seal ees, see kilo tähendab 1000. Samamoodi senti tähendab 1 sajandikku, milli 1 tuhandikku. Nii, aga megameeter, megavattidest räägitakse nüüd, jah, väga palju. Megavatt-tund maksab nii palju. Aga see M seal tähendab ees miljonit. Tallinkil on väga huvitav asi, nüüd oli Star, Megastar ja nüüd tuleb uus laev, mis tõenäoliselt on Gigastar. Aga tuleb maista, ehk siis mõõtmisi nad ei austa. Aga tõepoolest, need ühikud ei pea olema sellised nüüd see meetermõõdustiku ühikud, mis on kokku lepitud. Peavad olema need ühikud, mis on omavahel kokku lepitud. Ja näiteks mulle meeldivad soomlased väga palju. Ma elasin 10 aastat Soomes ja Põhja-Soomes sõidetakse ringi selliste asjadega. Põhjapõdrad. Selline väga hea viis roheliselt sõita. Ja kui sa oled Põhjapõdra juht, siis sinu jaoks on selline pikkusühik, nad ei mõõda seal pikkusi mitte, distants ühest linnast teise ei mõõda mitte kilomeetrites, vaid mõõdavad ühikutes, mille nimi on Poronkusemaa. Ehk see on vahemaa, mille üks poro ehk Põhjapõder läbib siis ühe boksi peatusega. Sa tead, see on umbes 7-16 kilomeetrit. Aga nad on seal harjunud, et kaugel oled 2 Poronkusemaad. Ja siis ma tean, et kui kaua umbes läheb sul aega, et sa minu juurde jõuaksid. Ja see mõõtühik seal täiesti praktiline, igapäevaselt kasutatav. Nüüd, kui te poes ringi käite, siis mis mõõtühikuid te veel teate? Kilogrammid, grammid rääkisime, sekundid, aeg. Aga kui te poes ringi käite? Ja teie vist sinna leti äärde tihti ei satu, aga siin on 2 meesterahvast, õlleleti äärde ikka satute, jah. Ja seal on pooleliitrised õllepudelid, 0,33-sed ja siis on pindised. Meie jaoks see pint ei ütle suurt mitte midagi. Meil siin kasutatakse seda pigem selliselt nagu turunduslikel eesmärkidel, et ta erineks seal nendest teistest purkidest või pudelitest. Aga Ühendkuningriikidesse lähete, tellid pindi õlut, kohe tead, mida sulle vaja on. Aga lähed USA-sse, tellid samamoodi pindi õlut, saad hoopis teistsuguse koguse. Ja Ühendkuningriikide ja USA pint erineb, kui Ühendkuningriikide pint on natukene üle poole liitri, siis Ameerika Ühendriikide pint on alla poole liitri veidikene. Nii et tuleb olla väga ettevaatlik, millest ja kust rääkida. Okei, mõõtmised me peame teadma, mida me teeme. Aga miks neid päriselt vaja on igapäeva elus? Siin jällegi see 5 silmast rääkisime, et kui sa 5 silma asemel paned 6 silma, mis siis juhtub selle kindaga? Tuleb tiba suurem. Ehk siis seal on mingisugune jama. Kood oma armsa lapse jaoks ja kood nagu 2 korda suurema kinda. See on igati jama. Kinnas ei püsi käes, kukub ära. Ehk siis mõõtmisi tegelikult on vaja selle jaoks, et meid ära hoida mingisugustest jamadest. Ma eelmise aasta sellest külmlao jamast ei räägi, aga ühes, mis oli ka mõõtmiste jama, aga ühes asutuses, kus ma käisin, nägin ma tuletõrje veevõtukraani ja seal näitas siis seade midagi sellist. Jah, küsimus, et mis toimub? Mis siin võimalused on? Kas võib kohe pauk käia? Kas see mõõteseadme ei ole üldse korras, ei ole toimiv? Ja mis juhtub, kui ma kraani lahti teen? Maja põleb, teen kraani lahti, kas see voolik lendab ringi või ei toimu mitte midagi, siis see manomeeter on siin katki. Ja nüüd tuleb jällegi meistrioskused mängu. Kui sa igapäevaselt töötad selliste manomeetritega, siis mida meistrid teevad? Koputavad siia peale. Kui see seier väriseb, siis järelikult seade, seier ei ole kinni, ta võiks olla töökorras. Aga ikkagi see, et üle 10 atmosfääri, et mis seal juhtuda võib. Nüüd, selleks, et seda vältida, tuleb mõõteseadmeid regulaarselt kontrollida, kui neid kasutatakse. Ehk keegi, sõltumatu osapool,
Ja nüüd reklaamminutid, Metroselt seda just teebki. Paneb seadmetele peale, ühesõnaga kontrollib mõõteseadmeid ja ühelt poolt me siis taotleme seadmeid, näiteks nagu voolumõõtja või see elektrienergia mõõtur, siin on taotluskleebis peal, mis tähendab seda, et see seade on meie poolt kontrollitud ja me kinnitame, et sellel hetkel, kui see meie juures käis, vastas see riiklikult kehtestatud normidele. Ehk kui sina lähed näiteks poodi ja kaalu peal näed sellist klepsu, kui sa asetad sinna oma selle banaanid või kartulid peale, siis sa tead, et sa ei saa petta. Alati võib olla mingeid muresid, aga selleks, et seda jama vähendada, siis riik on teinud olukorra, kus regulaarselt iga aasta peavad need kaalud kontrolli läbima. Ja kui see klepsu peal olev informatsioon viitab sellele, et asi on aegunud, siis sa tegelikult ei peaks selle asja just üldse maksma. Nii et minge täna õhtul koju, vaadake oma korteriühistu või oma maja veemõõtjat, kas seal on õiged klepsud peal. Kui ei ole, siis ei ole vaja maksta selle eest. Õigemalt andke meile teada ja siis me tegeleme sellega edasi. Aga see on täna reaalne probleem, kus siis neid mõõteseadmeid ei tooda tihti kontrolli. Ja teine võimalus siis on tegeleda mõõteseadmete kalibreerimisega, mis on siis, kui näiteks sul on müüd kangast, müüd ülikondi, pead mõõtma joonlauaga välja, et palju sul see kangast läheb, et õiged ülikonnad nagu mõõtu lõigata. Ja siis võiks ka seda joonlauda aastas korra näiteks meie juurde tuua. Sest võib juhtuda seda, et teie kolleeg on selle maha pillanud ja otsa natukene lühemaks teinud. Ja te ei märka seda ja kogu aeg mõõdate ja kogu aeg on ülikonnad jube kitsad. Materjali jääb puudu. Sellepärast, et teil on mõõtevahend natukene kehva. Ja see ei ole nali. Seda on aeg-ajalt juhtunud, kus mõned meistrimehed, neil on mõõdulint on saanud viga, on siis selle otsa maha lõiganud, neetinud selle uuesti tagasi, teavad ise nemad, et mõõdulint on 20 senti lühem, aga kui nende kolleeg selle mõõdulindi võtab ja mõõdab, siis on jama kui palju. Ja selliste asjade vältimiseks tuleb oma mõõteseadmeid korduvalt kontrollida. Või seesama, kaaluviht. Kui ma selle maha viskan, kild välja tuleb või mõlk sisse, siis see ei pruugi enam õigesti näidata. Õigesti näidata, see näitab alati 5 kilo peaks näitama, aga ei pruugi siis näidata. Sellega tuleks arvestada. Nii. Ja see mõõteseadmete puhul see oluline asi on, et need aitavad ära hoida jamasid. Ja et me saaksime üksteist kontrollida, siis me tõesti oleme rahvusvaheliselt kokku leppinud selle rahvusvahelise mõõteühikute süsteemi, SI süsteem. Ma ei hakka siin sisusse praegu minema, kust need ühikud kõik tulevad ja miks neid täpselt 7 on ja miks nad seda värvi on ja miks seda SI-ks nimetame. Aga põhiühikud, milles kõik teised ühikud tehakse, M tähendab mida? Meetrit, S, sekund, A, amper ja voolutugevust sellega mõõdame, kilogramm, väga õige, mool, väga õige, K tähendab mida? Kelvin, mida sellega mõõdetakse? Ei, sellega mõõdetakse temperatuuri. See on nagu Celsiuse kraad, aga samasuguste astmetega käib, aga see hakkab pihta absoluutsest nullist. Kelvin hakkab pihta, mitte Kelvin, Celsius hakkab pihta suvalisest kohast. Nii, aga mis see on? Ei, muusikat mõõdame me siin sekundite juures. Kuidas? CD. Aga väga õige, CD on hea meelde jätta, CD-plaatidel, need on need laseriga loetavad plaadid, valgus, sellega me mõõdame valgustugevust. See, et piisavalt oleks valgust, siis seda just sellega mõõdetakse. Ja see masin, millega näiteks neid, mis aitab kandeleid mõõta, see on mul siin kasti sees, selline luksmeeter, käiakse sellise ühe käega lahti. Käime praegu seda, ei tulegi nüüd lahti. Ühesõnaga sellise masinaga käiakse ringi, vaadatakse, et kas on töölaua peal piisavalt valgust või mitte. Et need on asjad, mis siis meie elu määravad ja kõik muud ühikud tulevad nendest asjadest. Ehk siis, mõõtmisi me teeme selleks, et ära hoida igasuguseid jamasid ja et me omavahel tülli ei läheks ja suudaks asju võrrelda. Sest tihti on küsimus selles, kas klaas on pool täis või pool tühi. See on subjektiivne hinnang, aga olulisem on see,
et aru saada, kui palju seal klaasis ühte või teist tüüpi asju on. Nii, ja sellega olen ma oma väikese sissejuhatuse mõõtmistesse lõpetanud ja tuletan teile meelde, et alati, kui midagi mõõdete, tulemused peavad olema võrreldavad ja alati peavad tulemused olema mõistetavad. Kui need tulemused nendele kahele asjale ei vasta, siis tegelikult meil ei ole omavahel tollel hetkel mitte millestki muust rääkida kui ilmast. Nii, suur aitäh, Aigar! Tere veel, Anna! Kohe küsimused tulevad kohe. Lihtsalt tänapäeva teadmised või praktika selle SI-süsteemiga näitavad seda, et internetist allalaetavad või leitavad joonised, mis on tihti ja YouTube'i asjad on tihti ameeriklaste tehtud. Ja käsitöös olen kogenud seda, et ise õppijad otsivad tollmõõdustikus mõõdulinte. Et kuigi me oleme kasvanud ajal, et SI-süsteem on meil valitsev, siis on näha siin minu silmis taandarengut lihtsalt. Metroserdi esindajale selline info. Jaa, aitäh selle info eest. Tõepoolest, maailmas on 3 riiki, kes meetermõõdustiku ametlikult ei kasuta. Üks nendest on Myanmar, siis on Liberia ja siis on üks riik veel, Ameerika Ühendriigid. Ja miks nad seda ei kasuta? Täiesti praktilistel põhjustel, sellepärast, et piraadid varastasid nende meetri ja kilogrammi ära. Ilma naljata, kui see meetri kokkuleppe maailmas tehti, siis viidi, sul on mingi küsimus? Ma tahaks väga tugevalt oponeerida selle väitega oma naabriga ja ka selle millimeetri ja meetri mõõdustiku naljadega. Selles mõttes, et ajalooliselt, esiteks, ma tahtsin niikuinii selle küsimuse küsida, aga ajalooliselt esiteks kõikides suuremates kultuurides on mõõtühikud 12 süsteemis. Meil on säilinud isegi keeled, kus on 12 numbrit loendatud 12. Et esimene küsimus on see, et miks ta nii on? Asi on puhtalt matemaatiline. 10 ei jagune meil 3-ga. 12 jaguneb 3-ga. Just täpselt nii. Yeah. Et puhtalt 60 süsteemis oli oluliselt lihtsam arvutada. Ja teine asi on see, et miks tollmõõdustik on hästi palju lihtsam, on see, et see on murrud. 4. ja 5. klassi lapsed saavad hästi aru sellest, et murd on hästi palju lihtsam kui tegelikult komaga arvutamine. Aga millegipärast hakatakse matemaatikas taguma seda koma mingisuguses klassis, et see on nagu just kui täpsem. Tegelikult nad kaotavad mõõtmise ajas, kui ka täpsus on selline suhteline minu jaoks selles mõttes, et ma ei tea, 128 tolli või selles mõttes me ei saa öelda, et millimeeter on täpsem kui toll, et sellepärast, et millimeeter on väiksem või sentimeeter on väiksem kui toll või mis iganes. Et toll on jagatav mõõtühik, mis tähendab seda, et kui ma panen tollipulga mingi asja peale, mis ma puust olen teinud, siis ma saan mõõte võtta mõlemast otsast. Need mõõdud on lihtsamini arusaadavad ja nad on ka proportsionaalsed. Et kui gradatsioonis jagatakse neid samamoodi mingite suurustena, mis näiteks kahanevad seal mingi 1 neljandik nii edasi või kasvavad samal moodi. Mul on tollides seda palju lihtsam teha kui millimeetrites, mis annavad mulle täiesti abstraktsed numbrid. See on lihtsalt kommentaar asja kohta. Vastan sellele kommentaarile, tulles tagasi selle kogu nende mõõdusüsteemide juurde. Miks me seda oleme kasutanud? Oleme kasutanud sellepärast, et meil on praktilised vajadused. Ja miks meil on ka 60 sekundit kella peal, 60 minutit tunnis? See on kõik ajaloolistel põhjustel, sest kunagi ei olnud meil taskust võimalik arvutit võtta, mis teeks need rehkendused meie eest ära. Ja siis inimesed leidsid, jällegi kasutades ära matemaatika jõudu, et kuidas teha neid rehkendusi lihtsalt ja kuidas teha neid peast. Kui sul on mingisugune kauplemisolukord või sa päriselt midagi teed, et mis on need praktilised nipid. Ja see sama 60 süsteem, millest ka on meil 12 tundi ja 60 minutit,
pärineb sealt, et sellel on väga palju tegureid, kuidas seda jagada. Saada asja jagada 60 jagada 9 osaks, 8 võrdseks, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 võrdseks osaks. Et selliseid asju teha. Ja samamoodi ka need tollmõõdustik, mida täna ajaloolistel praktilistel põhjustel USA-s kasutatakse, mida ka Ühendkuningriigid ikkagi nagu igapäevakaubanduses ja elus kasutavad tihti, on tulnud sellistest praktilistest teemadest. Aga selle praktilise teema juured tihti päitusid mõnes kõrgest seisusest inimeses. Ja nii kui see kõrgest seisus inimene vahetus ka kogu see mõõtühikute süsteem. Ja lisaks sellele igas piirkonnas olid enda omad. Ja mida tegid prantslased? Prantsuse revolutsiooni ajal, kui kuningad kaotasid päid. Nad olid kogu maailma ümber defineerimas. Ja siis neil tekkis mõte, et kui me saame riigikorras kuningatest lahti, ehk see põhineb inimestel, mitte kuningatel, vaid riigikord põhineb inimestel, siis samasugune ambitsioon tekkis neil ka kaubanduses, tehnoloogias, teaduses, et saaks seal ka kuningatest lahti ja nendest mõõtühikutest. Ja nii nagu meetermõõdustik sõnastas oma selle suure idee, et läbi kõigi aegade kõigile inimestele, ja siis sealt hakkaski see meetermõõdustik pihta. Ja mis nad seal lähtusid, oli see, et meil oleks võimalik ühest ühikut teisendada teise väga lihtsasti. Ja sealt ka see 10 põhinev ideestik on, et meeter, kilomeeter, megameeter, sentimeeter, millimeeter, mikromeeter, detsimeeter, kõik need asjad, et meil oleks võimalik lihtsalt teisendada. Et jällegi neid jamasid ära hoida. Ja tõesti, USA-s endiselt veel ei kasutata sellepärast, et nagu ma ütlesin, piraadid varastasid nende kilogrammi ja meetri ära, sest see laev, millega need toodi, kunagi 1800 ja natuke peale, või 1800 lõpus toodi Ameerikasse, siis piraadid hõivasid selle laeva ja need asjad lihtsalt visati minema, tõenäoliselt kuhugi ei jõudnud. Ja nüüd hiljem, kui USA-s on üritatud meetermõõdustikule üle minna, siis seda tehti, aga seda ei tehtud kohustuslikuks. Ja siis inimesed, aga meil on lihtsam kasutada seda süsteemi, mis meil juba käpas on, kuigi see on oluliselt keerulisem. Et kui ma küsin, kumb värv katab rohkem, kas see, mis katab ühe pindi, või kumma värvi puhul kulu on suurem, kas üks pint ühe ruutjala kohta või üks gallon ühe ruutjardi kohta, me ei oska seda rehkendust teha. Aga meetermõõdustikus on oluliselt lihtsam. Ja nüüd see murdudega arvutamise teema. Jällegi puhtalt praktilised lähenemised, lihtsalt need tollipulgad või need on niimoodi tehtud, et seal on need murrujooned sinna tõmmatud. Keegi ei keela meil enda siis mõõdulintiga teha selliselt, et sa tõmbad sinna 1/4 peale, 1/3 peale joone. Võid alati teha, seda keegi ei keela. Et me ei saa siin sassi ajada praktilist kasutamist ja süsteemi kui sellist. Et sellised teemad. Aga mina, ja mida Ameerikas nad kulutavad tohutult raha iga aasta selle teisendamise peale. Ja USA-s on üks sektor, kes tegeleb meetermõõdustikus. See on väga suur sektor, väga oluline sektor. Kui kõik muu kaubandus käib, ütlesin välja, et see on natuke kaubandusega seotud, käib sellises imperial, ehk selles tollmõõdustikus, siis nemad tegelevad SI süsteemis. Mis sektor see olla võiks? Meditsiinile väga lähedal? Dalmaatia. Farmaatsia on veel lähemal. See on narkokaubandus. Seal käib rehkendus meetersüsteemis. Nii, kas on veel mõni küsimus? Siin ütlen vahele kõrvalepõike, et tegelikult ma arvan, et inimene on nagu kõige esimene mõõduvahend, et mul lihtsalt tuli sinu selle Kuselmaa jutu peale meelde see, et kui ma käisin Jamali poolsaares Neenetsite püstkodasid kaardistamas Kunstiakadeemias Kaljupõllu ekspeditsioonide raames, siis seal ma küsisin ühe mehe käest, kes teeb püstkodasid, et kuidas siis on, et mitu latti seda püstkoda moodustab ja kui pikalt need on, siis ta ütles, 3 korda nii. 3 korda nii. Täiesti praktiline asi ja kui sulle see sobib, on kõik väga hästi. Aga sinu jaoks 3 korda nii palju ja minu jaoks 3 korda nii palju on juba erinevad. Nii et kui me hakkame kaupa tegema, siis on juba päris keeruline. Aga lihtsalt, et selles mõttes mulle endale hästi meeldis see 3 korda nii palju, et
kuna meil olid siin ka varem sellised lihttehnoloogilistest lahendustest juttu, et siis teistpidi ei pea nagu ka üle mõtlema kogu aeg mõõtmise puhul. Sõltub olukorrast. Täpselt olukorrast oleneb ja nii nagu mul on, räägin nüüd, vaadake, mul on üks saade, mida ma teen, on see kokasaade, magusmolekul. Ja mul abikaasa imestab tihti kodus, et appi, et mina oskan süüa teha ja sinul on kokasaade. Ja kui mina süüa teen, siis mul on vaja, küsin abikäest, et olengi, nii-öelda tema on siis nagu see peakokk ja mina olen siis abikokk seal, lõigun sibulat, küsin ta käest, kui suureks ma need lõigun, need tükid. Abikas ütleb, tee nii, et hea saab. Mis mõttes, et hea saab? Ütle mulle, kas 3 mm või 5 mm on tüki suurus. Aga tihti ongi nii, et palju ma panen nii, et hea saab. Aga see sõltub olukorrast. Et kui teil on oma kodurestoran, toitlustate seal, on kõik väga hästi, aga kui sa toodad, see McDonald's on kus seal kusagil lähedal, siis nemad ei saa sellest lähtuda, et pane nii, et hea saab. Seal peab olema täpselt kõik süsteemi pealt. Ehk siis mida suuremasse skaalasse sa asjadega lähed, seda rohkem mõõtühikute süsteem sulle mängu tuleb. Ma küsiks, et kui täna on siin räägitud sellest, kuidas noorte käsitööline oskus ikka käib alla, et kas nagu mõõtmise maailmas on seda ka kuidagi näha, et ma ise mäletan mõne aasta tagust hetke, kus noortele anti meetrine pulk ja kästi mõõta 2 meetrit sellega. Ja väga raske oli neil jõuda selle tulemuseni, et kas on näha siin mingit allakäiku või vastupidi kuidagi on hoopis inimesed läinud täpsemaks? Siin võib-olla vihje on sellele, ehk siis see juhtus aastal 1969, ühe telesaate nimi on Rakett 69, seal ma olen 12, nüüdseks juba 13 aasta jooksul näinud noori, kes tulevad sinna ja huvitav asi on juhtunud, kuigi noored muutuvad enesekindlamaks, siis maailm on läinud klaasi taha. Ideed on head, mõtted on ägedad, aga millega nad toime ei tule, on oma mõtete päriselusse vormistamisega. Ja seal tõepoolest juhtubki olukord, kus usaldatakse ainult seda numbrit, teadvustamata, et see tulemus, mis saadi, et see sõltub kõigist mitmest osast ja kuidas seda tulemust päriselus arvesse võtta. Nii et siis vastus sinu küsimusele, olukord on läinud hullemaks ja on läinud hullemaks sellepärast, et kätega ei tehta asju. Sest mõõtmine on ikkagi asi, mida sa teed kätega. Isegi siis, kui sa sead üles keeruka mõõtesüsteemi, kus arvuti juhitav mõõteseade on, mis mõõdab, siis selle mõõtesüsteemi pead sa ise üles seadma. Kuni sinnani välja, kui hästi sa oled näiteks juhtmed külge ühendanud, kas seal on mingi lõtk sees, et kõiki neid asju pead arvesse oskama võtta. Ja mida oleme Raketisaates ka näinud, et need noored, kellel on käsitöö kogemus varasemast, kas akutrelliga on midagi kodus tööd teinud või on kodus midagi kas või paberist, mingid makette ehitanud või voltinud kas või paberit, et seal on väga selge korrelatsioon. Et mida rohkem on käsitöö oskust, seda paremini nad oskavad oma mõtteid vormi valada ja seda selgemad neil ka need mõtted lõpuks on. Et kuidas jõuda punktist A punktini B. Nii et me oleme ikkagi, ma tahaks öelda, kehalised inimesed, ehk siis mõte võib olla hea, aga see mõte muutub reaalsuseks läbi meie kätte. Alati. Ja siin, mida rohkem sa käsi kasutad, seda parem see tulemus on. Ja sellepärast võib-olla, kui mõelda lapsevanemana, teate, mulle meeldib rääkida, väga palju see on siin, aga kui mõeldes nüüd lapsevanemana, siis asjad, mida kodus kindlasti alles hoida, on ühelt poolt legod ja teiselt poolt igasugused meisterdamistarbed. Alates kääridest ja paberist, lõpetades siis tõesti jootmiskolvi ja mingisuguste selliste, mida mul laps tahab, on see, ma ei oska seda kirjeldada, selline väike nagu pliiatsikujuline frees, millega saab asju teha. Jah, vist on see, et ma ei ole julgenud seda osta, see tundub nii ohtlik. Aga just, et andke oma lastele asju, kus nad peavad kätega tegema midagi. Ja kuidas seda nagu tulemus seal mõõta, mida on elu näidanud, kohe vastan su küsimusele. Mõtlesin, te loetlesite neid kodus vajalikke asju, kas teie kodus on nööpnõelad? Jaa, on nööpnõelad, ilusti olemas.
on ööpnõelad olemas, nendest võime pikalt rääkida, aga kuidas mõõta seda tulemust, et sa oled tõeliselt, et käelist osavust hinnata. Mida teaduslikud uuringud siin näitavad, on see, et mida rohkem sa teed, seda parem tulemus lõpuks on. Ehk siis, paljud teist on käsitööõpetajad. Siis kes on käsitööõpetaja käsi püsti või kunstiõpetaja? Et ärge hinnake mitte seda, et mitu, et seda, kui ilus see käpikut tehakse või sõrmkinnas on, vaid et pange kaalu peale. Mida rohkem on sõrmkindaid tehtud massiliselt, seda rohkem seda last aitab. Seda rohkem sa õpid oma käsi kasutama, sa saad seda vilunumaks. Nii et on. Nii, ma panen praegu suu kinni. Mul oli sellega seoses üks küsimus veel, et teie mõõdate kõike oma ettevõttes, aga et kuidas mõõta oskusi? Kas, kui keegi käseks sul praegu teha ühe mõõteriista oskuste mõõtmiseks, milline see oleks? See mõõteriist on olemas, see on matemaatika, mis aitab seda teha, ehk siis kasutame ära matemaatilisi mudeleid. Ja kuidas mõõta oskusi? Oskused on väga subjektiivsed. Eriti nagu kunsti. Mulle need kindad nii meeldivad, siis ma loodan, et lõpuks on mõne endale. Et kuidas hinnata seda, kas see kinnas on ilus või mitte, kas ta on hea või mitte. See on subjektiivne. Aga mingi hetk meil on vaja subjektiivsetest hinnangutest saada objektiivsed tulemused. Ja siin tasub läheneda matemaatika jõuga. Mida me oskame teha inimestena? Me ei oska absoluutseid erinevusi hinnata. Aga me oskame asju omavahel väga hästi võrrelda. Panna võrdlusesse. Ja näiteks, kui meie ostsime endale siia, tulime Eestis tagasi pärast 10 aastat Soomes olekut, hakkasime maja ostma Eestisse. Esiteks see, et üldse laenu saada Eestis on omaette kadalipp. Sest kui sa tuled väljaspoolt, siis sa oled, sind ei võeta üldse jutule. Aga kuidas välja valida see kõige sobivam eluase? Võiks usaldada kõhutunnet. No jaa, aga kuidas olla kindel, et see kõhutunne on ikkagi objektiivne? Ja siis, mida sa saad teha? Sa saad kokku leppida kriteeriumid, mille alusel sa asju hindad. Näiteks sisekliima. Ei saa panna, kas sisekliima on 5, 6 või 7, aga sa saad hinnata, et on sisekliima. Siis on naabrid. Või mingid veel kriteeriumid, lepid kokku. Ja siis võtad asjad, mida sa pead enda omavahel võrdlema. Näiteks on 5 asja, mida sa pead võrdlema. Võtad paari kaupa. Ja teed sellised hinnangud, samaväärsed, üks on veidi parem kui teine, üks on palju parem kui teine, üks on väga palju parem kui teine, või üks kriteerium, mille me tegime, väljendi pärast oli, et üks on sitaks parem kui teine, ikkagi nagu väga palju parem. Ja siis me tegime neid võrdlusi kõigis kriteeriumites, me tegime seda 3 päeva abikaasaga. Aga tulemus, mis lõpuks tuli, oli see, et me ostsime ära selle maja, mille puhul kõhutunne oli kõige õigem. Aga seda toetas siis see matemaatiline rehkendus ja seal asjad läksid matemaatika mõttes ka õigesse süsteemi. Kehtis seal väga hästi see 80-20 printsiip, see, et sul on tegelikult paar komponenti, mis mõjutavad kogu seda tulemust kõige rohkem ja lõpuks sellised asjad, et kui kaugel on Nõmme turg või mis on tänava nimi, et need on võib-olla olulised kriteeriumid, aga need on tegelikult täiesti tühised. Aga need, mis kõige olulisemad olid, et köök, sisekliima ja naabrid, need tõusid siis selles asjas tippu ja see asi, mille me lõpuks valisime, oligi mingites komponentides oli seal kõige tipus, nii et matemaatika toetas meie kõhutunnet. Kuidas seda täpselt teha? Tulge küsige mu käest, ma teile täpsemalt räägin. Aga see võtab umbes 3 päeva. Ja selle hind on. Nii, veel küsimusi? Kui nüüd küsimusi ei ole, siis me teeme hästi väikse sirutuse, et võib korraks püsti tõusta ja siis ma palun kõigil ettekandjatel. Me täname Aivarit, vabandust. Aitäh!